No tervitus kõigile Arukarjäärist. On 8. september ja minu septembri teine kalalkäik. Nagu eile lubatud sai, siis täna olen karjääris. Vaatame, kuidas seekord siin olukord on. Plaan siis ikka nagu alati. Proovime kõigepealt elus sööta kokre või väikest ahvenat, kärbsetõugu ja ussiga. Kui õnnestub kätte saada, siis elus sööda õngeotsa ja haugi jahtima. Loobin ka erinevaid lante. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, siit samast kalda äärest täna tuleb kogered. Ulbivad siin samas kalda ääres. Üks on käes. Esialgu ämbrisse panen elus sööda õnge valmis ja siia samasse roostiku serva kohe haugile. No nii. Elus sööda õng pole vist minutitki sees olnud, kui juba haug võttis. Olemas. Aga jälle väike. Ei läks minema. Ahven hoopis. Vahi. Vot siis, nii et siin on ka siis suuremat ahvenat, aga noh, ei oskagi midagi öelda. Selle väikese kogre nüüd ma ei tea, kas sõi ära või vaevalt. Naha küll ei ole. Vot sellised lood siis. Esimene ahven siit elus söödaga ja kõige suurem ahven üldse, mis ma siit saanud olen. Aga läheb kohe tagasi ja üritame uue kogre saada, sest selle saadan pistisse pintslisse. Okei, proovime edasi. No nii, suht vaikus, isegi kogred kadusid vahepeal ära. Nüüd õnnestus üks väike saada ja läks uuesti elus sööda õnge otsa. Panin ka ühe põhjaka sisse. Aga siin on põhjakaga ikka paha püüda, siin on rohtu nii palju, et arvatavasti sööt vajub sinna rohu sisse ja kala ei näegi seda. Ja spinninguga proovides ka vaikus, ei ole lanti keegi tahtnud, proovisin silikoni ja muid lante ka, aga ei taha. Aga eks ma katsetan edasi. Päev on veel noor, kell on alles 1:30. Nii, tundub, et jälle ahven või miski muu võttis meie väikest elus sööta. Viab päris ilusti minema, aga ops, haug. Aga see vist kotikala ei ole. Ilusti on võtnud küll, aga väike. Korralikult jälle sisse saanud. Noh, tule siia. Opsti. Selline pulikas siis seekord. Oi, kas sa saad? Nii, siin mul on vist vaja jälle näpitsaid. Okei, panen praegu kaamera kinni, üritame augi lahti päästa ja lahti lasta. Nii, see pulikas läheb tagasi. Kutsunud vanaema, nagu öeldakse. Okei, hakkame uut elus sööta jahtima ja ma tahaks ikka siit kotikala ka saada lõpuks. Vahepeal olen väikest kokre veel saanud ja väikse ahvena, nüüd tuli kärbsetõuguga niisugune natuke suurem. Aga läheb ka ämbrisse või sinna tagavaraks nii öelda. Oi pagan, see nüüd selle nii sisse söönud, et seda vist kätte ei saa. Aga üritame. Haugi ei ole, põhjakat ei taha ja elus sööt ripub ka seal vaikselt ja ootab. Proovime edasi. No nii, hakkame tänast karjääripäeva lõpetama. Viimased 3 tundi praktiliselt täielik vaikus, kui välja arvata see, et vahepeal tuli väikest kokreketti ja 7-8 tükki sain järjest. Aga nendega pole enam midagi teha, sest seda ei taha keegi. Lantidest olen ka kõikvõimalikud erinevad versioonid läbi proovinud ja ei midagi.
seega tulemuseks siis üks keskmine ahven elussöödaga, üks väike haug elussöödaga ja kogu lugu. Vot sellised lood siis seekord. Homme jälle tööpäev ja nüüd järgmine kord siis kas järgmine nädalavahetus või vaatan, millal siis siia jälle saab. Ja siis äkki plaan siin hoopis natuke teistsugune, et võtaks sissesöötmiskraami ja maisi ja prooviks siit roostikust hoopis linaskit. Sest täna ujus siin 2 ilusat suurt linaskit nina alt läbi ja suu hakkas vett jooksma, nii et ma olen kuulnud, et siin linaskit on, aga ise pole kunagi proovinud ega näinud ka, aga nüüd olid ikka kohe korralikud volaskid ujusid siin. Tavaliselt ma tean, et sealt tagaservas kuskil vene mehed püüavad oma kindla koha peal vasaku jala peal seistes. See feng shui peab ka paigas olema, et siit seda linaskit kätte saada. Aga eks näis, kas minul see õnnestub siis kunagi, kui ma viitsin. Ma ei ole kunagi linaskit püüdnud, nii et ega ma ei teagi. Aga keerulist seal midagi ei ole. Teooria sul on tugev, praktika puudub. Aga okei, see selleks. Aitäh, et vaatasid. Oleks väga tore, kui kanali tellid, pane pöial üles või pöial alla. Näeme järgmine kord ja tšau!